tere, mina olen Mjau. Tere, mina olen Nau. Me oleme kogunenud siia bioloogia laborisse, et saada teada, kuidas tekivad kasvid ja mis on nende seadus. Just nii. Nii, nüüd me lähme kokkusaamisele siis meie teadlase Mendeliga, kes on teinud meist siis igasuguseid uuringuid meie pärilikkusest ja geenidest. Seal ta on. Proovime seda üles leida. Nii, tere! Tervist! Minu nimi on Gregor Johann Mendel, ma olen sündinud Austrias ja paljud nimetavad mind geneetikaisaks. Kuigi mis isa ma olen, ma uurisin lihtsalt Erne Teri ja varajases eas ma töötasin aednikuna talus, kus mu pere oli elanud juba 130 aastat. Ja seal ma õppisin ka vesinikuks. Hiljem ma kolisin nende juurest ära, läksin filosoofiat õppima ja siis seal õppisin filosoofia ära ja läksin Augustinusesse, see kogukond koostöös. Seal hakkas jube pinda käimine kõigi poolt, et ma hakkaksin mingeid taimi uurima ja siis ma pika peale käimise peale hakkasingi uurima neid ja alustasin siis hernetest. Ja nüüd ma siin siis olen kassiplangu juures. Lõpetasin ma kasside uurimised. See rääbakas küll tundi ei tule. Kui omavahel saavad järglased must kass ja valge kass, siis mis värvi sünnivad kassipojad? Kas mustad, valged, hallid või hoopis triibulised? Milliste seaduspärasuste alusel pärandavad tunnused vanematelt järglastele? Noh, Mjau ja Mjau. Kus te olite? Otsin nagu tikutulega mööda linna taga. Perekonnaõpetustund hakkas just. Alustame perekonnaõpetustunniga. Nii, Mjau, kuula hoolikalt. Kui sina võtad endal sellise mehe, siis tuleb selline tütar. Kui sa võtad endal sellise mehe, siis tuleb sul selline tütar. Mjau! Tahad teada, mis sinuga on või? Saad kastreeritud, sinuga ei ole meil mingit tänast tööd. Noh, Mjau ja Mjau. Kurat, otsi nagu tilutukega. Künni nagu edasi, teiselt pool auto, künni edasi sina!